ise tegin. Ma ka tegin viimased ise. Nali! See on niikuinii ei, oota. Triinu rääkis esimene asi, mis inimene märkab, on juuksed ja kulmud. Janis, kaamera taga mehena ütle, mis on esimene asi, mida sa naise juures märkad. Guugeldab. Hakkab guugeldama. Peab chatile. Õhinapõhine podcast. Let's go! Oota, ma tean seda. I know this game. Mis on Õhinapõhine podcast? Õhinapõhine podcast on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengite poolt. Ebaregulaarne annus huumorit, teadmisi ja ebareaalne kogus juhuslikke kõrvalepõikeid. Mida? Jaa! Sa täiega rikkusid mu vaibi ära praegu. Te teate, kes me oleme. Aitab ka, onju. Tere, mina olen Triinu. Meil on veel üks Triinu. Jah, see oli sinu lain. Ja siis meil on Ketlin siin. Juhu! Nagu te näete, naine. Kõik on ju bioloogiliselt naised. Siin oleme ka naised, ma arvan. Ja oleme tagasi järgmise toreda episoodiga teile. Võib-olla isegi, ma ei tea, selle semestri viimane. Eks näis, kuidas me jõuame. Kuna me oleme kõik naised, siis täna me räägime naiste juttu. Sellest, millest naised räägivad. Ja vaatame, kuhu me oma teemadega siis välja jõuame. Kas te saate millelegi relate'ida? Poisid, mehed, härrad. Ärge vaadake, palun. Kaamera taga on 3 tükki. No teile arvesse. Ärge vaadake. Ja see on siis naistele. Võib-olla saate kooli sõites või tagasi koju sõites kuulata bussi peal. Kes on meid ka kauem jälginud, teab, et meil oli 2023 sügisel ka naiste episood esmakordselt, aga siis meil olid siin juba eelmise generatsiooni liikmed. Oli Katta ja Kättu ja Maria, kes nüüd on läinud. Vamp. Okei, 2 Triinut, 1 Ketlin. Millest me räägime? Ja ma ütlen veel nii palju ette ära, et ma olen juba 7 tundi oodanud, ma väga ei viitsi tegelikult rääkida, on ja nemad on ka väsinud ja me püüame ja vaatame. Me rääkisime nii palju siin kaamera taga juba igasugustest asjadest, aga need olid sellised tõsised teemad, sellised mehised teemad, et need praegu siia ei sobi. Äkki alustaks sellest, et meie külaline tutvustab ennast, kes ta on, kust ta tuleb? Kodust. Ei, sorry, täna ma tulin siia otsa hamba välja tõmbamisest. Nii ma olen hambutu nüüd. Aga ma ei tea. Muidu vabal ajal olen viimees üliõpilase esinduses kõrvalruumis. Varsti enam mitte. Siis me kolime kokku kõik koos, on ju. Koos õhinapõhisega. Ja koos elu. Nii tore. Aga Triinu on jah meil siin suur tegelane, esinaine. Et teab paljusi asju kooli peal. Kui teda kooli peal näed, siis võid tere öelda, häid suhteid hoida kindlasti on ju. Et ei ole ta niisama siin midagi selline. Näiteks praegu neid roosasid plätaised, mis seal kaamera all on, aga kui ta muud moodi ära ei tunne, siis roosad plätad mäja peal. Siis teate, kes ma olen. Millega sa muidu koolis päevast päeva tegeled? Kui sa oskad niimoodi kergelt kirjeldada, kuidas siis selline korra hüppame sinna, milline see esinaise päev välja näeb? Klaarin teiste jamasid. Klaarid teiste jamasid. Reaalne bossi jutt. Klaarin jamasid, siis ma mõtlen, mida saaks paremini teha, mis on mingid uued projektid, mida võiks ellu võib-olla tuua. Uute ürituste siuke väike. Mis on mingid üritused, mida sa kooli peal teed või mis on nagu sinu kanda, millest tudengid ka võib-olla teavad? Esimehena tegelikult otseselt ei ole. Esimees siiski peamiselt koordineerib, majandab, juhatab vägesid, vaatab, et kõik oleks tiim. Kui ei ole, siis ma sekkun. Aga praegu
kooli peal, sõltub kuna see eetrisse läheb. Ma arvan, et järgmine nädal eks midagi sinna kanti. Siis 18. aprill on kevadpidu koos teise TTK-ga, ehk siis Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga. Ja peo nimi on TTK Ruudus. Sest et me oleme 2 TTK-d, vaata, mõtlesin, et davai, paneme siis TTK Ruudus. Ja kusjuures see nime idee tuli talimängudele. Ma sattusin kuidagi tervishoiu hosteli tuppa ja siis me hakkasime sealt midagi rääkima ja siis tuli välja, et see on 2 juhti koos, et davai, paneme asjad paika. Okay. Kuidas sa sinna tuppa sattusid? Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei mäleta. Ma väga palju ei olnud. Ma olen siiski praegu veel. Aga jaa, sealt tuli peo idee, see tuleb 18. aprill Paavli kultuurivabrikus. Päris huvitavad esinejad on tulemas. Ja inseneeri karjääripäeva projektijuht olen ka. Järgmine aasta enam õnneks mitte. Kahjuks või õnneks. Kõik ütlevad õnneks. No seda küll. Tegelikult on äge. See prep, mis sa nagu teed pea aasta aega selleks, et üritus ise kestab 5 tundi. See on nagu insane mõelda. Et kui sa muidu teed, sa ei saa aru, et sa teed ja siis lõpuks sul on see päev käes. Hommikul ärkad üles, sa oled nagu mingi, okei, davai, kooli. Järgmine hetk on päev läbi. Sa ei saa arugi. Nüüd on kõik. Kuidagi nii kurvaks läks praegu see asi. See on tõesti mõttu, kui raske elu võib mõnel Triinul olla. Nagu mitte minul, aga mõnel teisel Triinul on küll. Oota, mul oli mingi hea küsimus. Ma võin veel ühe ürituse vahele toppida siia. Aastaid on olnud müsteerium üliõpilasesinduse sünnipäevaga. Nagu mitte keegi ei tea, kuna meil on nagu sünnipäev või et kuna me üldse mida tähistada võime vaata. Kõikidel partnerkõrgkoolidel on oma need sünnipäevagalad, vastuvõtud, iga-aastased. Ja mina sain 2 nädalat peale enda ametiaja algust teada, kuna on esindusel sünnipäev. Ja tuleb välja, et see esimene põhikirja alusel üliõpilasesindus allkirjastati 16. juuni 1999. Nii et hetkeseisuga 17. juuni on meil tulemas siuke väike gala. Vägev ju. Kus meil sõbrad on ka kutsutud. Ma isegi vist tegelikult ei tea, millal podcastil on sünnipäev. Kuna te alguse saite? 2023 jaanuar või veebruar, ma pakun sinna kanti, ma ei ole kindel. Seda peab küsima Reimolt. Siis uurima kuskilt, ma ei tea, arhiivist järgi, mille põhjal see on pandud. Aga muud tarka ma tegelikult ei tee. Muud tarka ei tee, jah. Ja sastus, et võtta nagu, kes esimees ikka on. Käin istun koosolekutel. Kuulan teiste muresid. Aga ma ütlen nagu, naised peaksid ju, öeldakse klatš või? Klatšima. Öeldakse nagu see turumutid, vaata, kanad. Et... No seda ma käin ka rektoraadis tegemas vahepeal. Ja halduses. Mis on siis nagu see põhiline erinevus naiste ja meeste vahel? Kust meil tuleb see? Ma olen lugenud ka mingeid postitusi, kus on kirjas, et naised räägivad ma ei tea, 10 000 sõna päevas või 20 000 ja siis mehed räägivad ainult pool sellest, on ja. Et mis stadi põhjal või asjade põhjal seda tehakse või kust meil tuleb see, et meil peab kogu aeg suu käima kinni lahti. Ja nüüd on vaikus. Pole ise mõelnudki selle peale ausalt öeldes. Sellise nurga alt. Sellest, kui ma siin koolis nagu ringi käin ja nagu räägin meessoost isikutega, siis mul on vastupidine tunne. Need mehed räägivad 3 korda rohkem kui mina. Aga vaat, tänapäeval ongi mõned asjad vastupidi. Nad tunnevad äkki naiselikult ennast. Keegi läheb Taisse reisile, siis ära seda sama inimest tagasi oota enam. Ammu läinud juba. Tal jääb seal kõik tšakrad üle. Kõik tšakrad. Aga miks mitte? Tšakraid või? Taisse minna või? No Taisse läks ka, aga ma mõtlen just nagu selles vaatenurgas, et kui sa ei ole õnnelik sellena, kes sa praegu oled, siis miks mitte minna ja muuta seda, kui sa arvad, et sa
teistmoodi õnnelikum oled. ei, absoluutselt nagu go for it. Ma olen Viru keskuses ka näinud neid koeri ja sabadega ja ma ei tea, mis asju on ja mis nende nimi oli? Ma tean küll, need olid need färrid! Färrid! Ma tean! Ma olen näinud neid Viru keskuses, ma tean teid. Ei, see on nagu ka korra vaata mingi vaatel, et ahah, okei, aga siis tegelikult on see, et vaata eestlane on suur pohhuist, on ja et nagu väga-väga ei huvita. Aga ei, isiklikult sellist asja ei teeks muidugi. Aga kui mõnda õnnelikuks teeb, nagu lase käia päriselt. Õnn on sinu enda teha, sinu oma elu ja no. No sellest ma ütleks, et kui sa tahad ennast muuta, siis sa pead Taisse minema. No. Sa võid Lõuna-Eestisse ka sõita. Appi, kui keegi õpib siin ja Lõuna-Eestist pärit. Ma olen Tartust pärit. Davai. Mõtlen, on teil tuttavaid ka, kes on siis, ei ole ju? Okay. Lõpeta lause ära, siis ma oskan öelda, kas on või ei ole. Nagu kes ma proovin praegu nii väga. Kuidas ma ütlen seda nii, et see ei ole offensive? Tuttavaid, kes ei identifitseeru naise või mehena. Ma saan heiti selle eest. Ma ei tea küll, et nagu oleks, kui mõni just nagu mulle rääkimata ei ole jättud sellest. Tegelikult on secret crush, vaata sinusse. Jaa. Mul oli üks selline sõbranna. Oo. Nii. Ei, see on see, vaata, kelle ma sinna... Oi. Jaa. Okei. Ja Triinul? Vist ei ole niimoodi. Ma nüüd saan teistpidi puida, aga mul on normaalsed sõbrad ja tuttavad. Aga vot see on nüüd see sõna, mis on offensive, sa ütlesid normaalsed. Triinu! Aga defineeri sõna normaalne. No, mis on normaalne? Vaata, tänapäeval siiski suur osa elanikkonnast on arvamusel, et eksisteerib 2 sugu. Kas mees või sa oled naine. Absoluutselt. Vahepealset ei ole ja ega sa ümber ka ennast muuta ei saa. Sest et sulle ei kehti teised asjad, kui sa lähed ümber lõikusele, aine. Mees läheb ümber lõikusele, ega talle lapsi ikka ei saa. Nagu sa oled ikkagi mees. Hea teema, mida arutada. Vaadake, ma ei tea, kas Eestis seda probleemi on, ma ei usu, et väga ei ole, aga mingi Ameerikas raudselt, ma olen näinud ka neid videosid ja asju ja mingid intervjuusid, kus sul on olemas meeste vets, sul on olemas naiste vets ja siis on see, ma ei tea, trans on ju värviliste vets. Kes vot tema jaoks ei ole vetsu ja selles ongi probleem. Tema siis läheb naiste vetsu, kuigi bioloogiliselt ta on mees. Et nagu kuidas teie sellesse suhtute, kui selline asi oleks Eestis? Te lähete vetsu ja teil on 2-meetrine, siis mees seisab ees mukitud. Ja ma ei ütle seda kuidagi halvustavalt või niimoodi päriselt, vaid mis teie seisukoht on, kuidas te ennast tunnete võib-olla? Esimene reaktsioon oleks see, et ma olen vales vetsus ja ma keeran otsa ümber, lähen välja. No, pigem hoian veits kinni ja otsin uue vetsu. Läheks vaataks üle selle sildi võib-olla. No võt. Ja kui saan aru, et olen õiges vetsus, siis ma ei tea, kas ma just uut vetsu otsima läheks. Aga võib-olla oleks küll siuke, et okei. Oleks ebamugav või? No, mingil määral. No ta sõltub ka sellest, et vaata, mõne puhul sa ei saa arugi, et ta on nagu identifitseerib ennast teise inimesena. Või noh, et sa ei saagi aru võib-olla mõne puhul, et ta tegelikult on mees. Aga mõnel on jällegi see, et... Need, kes Taist tulevad. Otsati kirjutatud. Mõnel saab natuke rohkem aru või mõni võib-olla, ma ei tea, ta otseselt ei tegele nagu sellega, et naise moodi välja näha, aga ta identifitseerib ennast naisena, siis on küll see, et oota, kas ma olen vales vetsus või? Samas, kui sa võtad kas või selle koolivetsu, mis meil siin on,
siin naistevetsus on kogu aeg kutid ja siis ma iga kord mõtlen, et oota, kas see on nagu meeste või naiste vets, et seal ukse peal on silt naised, aga mingil põhjusel seal on kogu aeg mehed ees, kui ma sinna jõuan, siis ma olen nagu okei. Jaa, mis siin toimub? see on tõsi. Ja siin need 2 vetsu, need on tõesti lõppes nagu. Aga muidu, ma ei tea, see on vaata see, et kui sa astub vetsu sisse ja sa näed, et sul mingi inimene vaatab vastu, kes ei ole nagu naine, pigem ehmatad ära, sest ma ei jõuaks reageerida, ma arvan, ma oleks... Ja sest sa pigem lähed ju selle järgi, et noh, okei, kui sa uues kohas oled, siis ei lähe, aga kui sa nagu, ma ei tea, kodulinnas või niimoodi kuskile lähed, siis pigem sa lähed selle järgi, et mälu järgi, et see on see ja siis lähed otse kindla teadmisega ja siis on see, oota, tulid ikka õigest uksest sisse või? Aga vaata, kui sa juba välja lähed, et silti tšekkida, sa ju enam sisse ei hakka tagasi minema, sest et see on veits nagu imelik juba. Minu puhul ta kui häda on, siis ikka lähed küll selles suhtes. Vaata, naistel on see hea võime, et me suudame kinni hoida. Ja. Mehed aga mitte. Aga issand, siin on ma ei taha poliitiliseks minna, aga ma ei oska praegu rääkida nagu, ma ei tea, küntest või mingi küntesse ma pean küll minema ja see on tõsi. Ma just võtsin maha endal. Kasvatan nüüd oma õiget küünt välja. Mul on vaja minna. Mis teil on? Akrüülid või? Ma teen nende tippidega. Mul on need ravikeel, mis iganes. Palju teil plekkab? Mis sa teen? Ise teen ka ise. Tästi pekkis. Okei, no mina plekkan ikka, jah. Aga ma sellest ei taha väga rääkida, palju ma nende asjade alla olen raha pannud. Ära räägi. Ei, minu jaoks game changer oli see hetk, kui ma küntes käisin. Ma ei olnud ta tööga just nagu väga rahul. Iga kord, kui ma sealt tulin, siis esiteks ta viilis nagu mega agressiivselt. Mul oli veel mingi nädal aega peale seda, kui küünenahad marraskel. Ja siis ma mingi hetk hakkasin mõtlema, et see vist tegelikult ei tohiks nii olla, et mul on nagu küüntes olles valus ja mul on peale küüsiga nagu räme valus. Mul tegi üks tehnik sama asja. Ja siis ma mingi hetk mõtlesin, et siis ma läksin pallile. Siis mul pallil viskas nii üle nagu küüntes, ma hakkasin ise maha viilima neid. Ja siis ma tulin Eestisse tagasi, ma täpselt ei mäleta. Ja ma olen ka asjas käinud, et ei tulnud vist päris teistsugusel tagasi. Ja siis ma tulin mingi pallid tagasi, mõtlesin. Pallid ma võtsin omal ripsuka ise maha. Mul viskas neist ka üle, ma olin nagu, fuck it, ma ei jaksa. See oli nagu looduse keskel nii naturaalne olla või? Vist jah. Ma ei tea. Looduse laps sai sinust. Ja ma olen terve elu olnud maakas. Okay. No, ma olen linnapriilis mingi maakalaadne asi. Ja siis ma võtsin maha need. Ja siis ma hakkasin nagu netipoodides ringi surfama ja siis ma vaatan, et ma saan selle 70 € eest, mis ma hoolduses maksan. Ma saan selle eest terve nagu starter-komplekti ehk küüsi hakata tegema. Siis mõtlesin, et okei, et ma siis nagu proovin. Ja siis ma tegin mingi 2 aastat ise edasi. Ja siis nüüd ma võtsin maha täiesti. Veits kasutan välja, sest mul sai mingi küüs nagu siukse räige paugu. Ja siis ma mõtlesin, et okei. See oli nüüd sain, et ma olen mõnda aega natural curly. Sest mul ei ole enam ripsmeid, mul ei ole küüsi. Kulmades ka pole nagu mingi 10 aastat käinud. Veits annab tunda juba. Vist aga ma hakkaks muutuma ikkagi. Mul just on küünetehnikuga see vastupidine, et ma käisin tehniku juures, mulle täiega meeldis, kuidas ta tegi. Aga kuna ma käisin gümnaasiumi viimases klassis seal ja ta teadis, et ma kolin kodulinnast ära, kolin Tallinnasse, siis ma ei saa tema juures edasi käia, sest ta tegi ainult nädala sees ja ma ei saa käia ju keset nädalat küüntes. Siis ta teadis, et ma olen ise huvitatud sellest, et võiks võib-olla ise proovida endale teha. Ja ta andis mulle siukseid nippe ja ütles, mida ma kindlasti ei tohiks teha ja mis on kõige olulisem neid tehes. Ja siis ma hakkasin uurima, et kust ma üldse siukseid tarvikuid saan, mis on mõttekas, siis ma avastasin seda, et kui sa ei ole litsentsidega küünetehnik, siis sa ei saa kõiki asju isegi osta, kõiki tarbeid. Sa ei saa osasid tarbeid ka Eesti tellida, isegi kui välismaal ei ole see litsentsiga nii-öelda küünelakk või keel või midagi, sa ei saa seda Eesti tellida, kui see Eestis litsentsi nõuab. Ja siis ma hakkasin ise tegema. Ma ei tea juba mitmendat aastat, ma teen 4. vist äkki või? No sa ei viitsin nädala sees Pärnus käia.
jah. Ei no selles suhtes, et ma käisin muidu teisipäeviti vaata tehniku juures, aga kui mul nagu esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede kool oli, siis nagu teisipäevaks ei sõida ju Pärnusse, et Küntesse minna ja siis... Ma Kulmudes käin kusjuures. Mul sõbranna teeb Pärnus Kulme ja kuna ta hakkas nagu siis, kui ta harjutama hakkas, et nagu tegema ja nagu teenust tasutama, koolitustel käis, ma käisin modelliks. Ja siis peale seda jäi nagu külge ja ma ei julge. Ma olen see inimene, ma ei lase nagu uusi inimesi väga kergelt mingi oma juuste või mingi küünte või mis iganes kulmuda. Sest olgem ausad, kulmud ja juuksed, esimesed asjad, mida inimesed sinu juures näevad ja siis ma lähen mingi tehniku juurde, kes nagu full fuck up jääb. Ei soovi. Kuidas mu kulmud on? Ära naera. Väga ilusad. Meeldib või? Mul peab prilla peas. Jaa. Ise tegin. Ma ka tegin viimased ise. No jah. Nali! Päriselt. Kes on Aaris, Janis või? Ta niikuinii ei, oota. Triinu rääkis, esimene asi, mis inimene märkab, on juuksed ja kulmud. Janis, kaamera taga mehena, ütle, mis on esimene asi, mida sa naise juures märkad? Inimesed ootavad. Ausalt. Ei, aga me ütleme edasi nagu need. No siis ütle midagi head, mitte halba. Ei nagu, mida sa näed, me tahame opinionit. Iseloom. Kuidas sa näed seda? Naist tänaval iseloom kõnnib mööda. Täiesti lõpp. Oh my god. Ma ei julge vist enam tänavale minnagi. Pärast veel inimesi näevad. Ma täitsa tahaks näha läbi tema silmade, kui ta näeb, et naine kõnnib, aga ta ei näe naist, ta näeb ta iseloom. Aga milline nagu iseloom välja näeb? Kas see näeb nagu need rohelised ja lillad tulukesed? Aura. Siuke udukogu, jah. Oota, mis aurad värviline. siin on? Mis värv, mis iseloomu tähistab? Me oleme vist kõik süsimustad. Okei, aga meil on veel üks mees kaamera taga. Härra Eerik. Eerik, mis on esimene asi, mida sina naise puhul märkad? Naissoost isiku puhul, see on täiesti tavaline küsimus. Ära mõtle, mida sa naerad? See on tavaline küsimus. Küsib nõu praegu. Ma ei tea, mida vastata. Mõtleb, mis ta vastab. Oota, ta guugeldab. Eerik hakkab guugeldama. Peab chatile. Erik, kas sa ikka vaatad naisi või sa vaatad mehi tavaliselt tänava peal? Kuule, see vend on tulevikus boti peal juba. Mis asi? Prillid. Oota, näita talle mingit neutraalset pilti, nagu ilma prillideta, ilma mis iganes. Mis ta kirjutab neutraalse? Guugeldage. Juuksed. No vot. Aga guugeldage nüüd Robin Sulge. Appi. Oota, kes see on? Kes see on? Janise lemmiksaatest. Mis ajad? See on see suunamudjate tuleb, Rav. Ei või? Ma ei tea, ma vaatan see vaakini. Issand. Ja. Aga kusjuures mulle meeldib tema karakter. Nagu see, mis olemisega see vend on. Karakter on väga hea. Ja. Aga üks asi, mis ma ütleks, et mis hakkab ka silma, on see, et mitte küll see, kui inimene sulle vastu kõnnib, aga kui sa uue inimesega tutvud ja siis vaata kätlete või tutvustad ennast, siis üks asi, mis mulle väga silma hakkab, on see, kui inimesedel on need küünealused hästi mustad. Ja. See on nagu see, et on need käed. Ei. Oota, ma hakkan nüüd endama tšekkima. Lühikeste küüntega see on kohutav, kui palju nagu mustust mingi alla jääb. Okei, praegu on puhtad nagu ilusad. Aga nagu... Ma ei tea.
Ai, ma ootan endiselt. Ma märkan inimestel hoiakut. Kehahoiak. see jääb ka siin. Mida teeb? See on see... Oota, kuna ma mulda võin kaevama tulla, sa ei öelnud mulle. Labidad olemas ju, 10 tükki. Jah. Oota, ei ma ei hakka ütlema. Ei hakka ütlema. Nii, liigume edasi. Küüned mingid, ma ei tea, transvestiidid või ma ei tea, mis asjad. Ütleski välja. Kehahoiakut. Nagu päriselt kehahoiak, ma ei vaata mingit riietust või stiili või juukseid, midagi sellist, kehahoiak. Kui sa kõnnid nagu no siis... Või siis on need fa-fa mehed, vaata, kes käivad nagu mingi oks laiali. No, kes sa oled omast arust? See on ka rohkem nagu see kehahoiak, et kas ta käib niimoodi või ta käib nagu normaalne inimene selles suhtes, et sa ei pea käima nagu käed arali. Täna oma ühele eksile. Märkan ma nüüd alati instantly mehi, kes kõnnivad varvaskand. Niimoodi, et nad nagu kõiguvad. Kui nad kõnnivad, siis nad kõiguvad, nad ei kõnni nagu kandvarvas, vaid neil käib siit mingi see jõnks. Mulle meeldib, kuidas Janis kuulab, mis me räägime, siis ta proovib seda järgi. Ei, sa pead vaata kõikuma nagu rasedad teevad. Nad käivad küljelt küljele, Janis. Ei, nad ei käi küljelt küljele, vaid mu eks käis nagu üles alla. See on see up. Oota, ma näitan. In the school hallway. Näita. Põhimõtteliselt. Jah. Kõnnib kuidagi niimoodi. Ei, meil on kõigil koolis see vend olnud. Kõigil. Oota, kas see on praegu halb eeskuju? See on nagu see kooli norimine. Aga me oleme ülikool. Mis kool see on? See ei ole kiva vaba ju. Kas siin käib üldse kiva? No, kiusamisvaba. Ei. No võt. Okei, võib-olla käib, aga ma ei kommenteeri midagi. Naiste jutud, okei. Aga nagu ongi, see oli, kui ma seda tähele panin, mind hakkas see niimoodi häirima ja te teate, te olete naised, kui midagi hakkab mehe juures häirima. Tõenäoliselt ei kuula siuksed asju. Mis on see üks asi, mis on kindel... Oota, Suisu, tule tagasi. Suisu tuleb 4. saatejuhiks. Kindel nagu cancel teie jaoks. Teil on mingi ülinunnukutt, te olete paar korda teidil käinud, kõik sujub hästi, nagu kõik on hästi, aga siis ta teeb seda mingit ühte asja ja ta mõtled, et no Heidi, no pidid sa nüüd tegema nii või? Välimuse puhul mustad juuksed. Ei meeldi. Nagu kui ma näen mingi fleike või nagu... Mõtlesin musta värvi. Ei nagu pesemata juuksed. No siis haiseb ka ju. Ei no, kui ta teidile dressipükstest tuleb, siis on nagu automaatne ei. Kuule, lähme sõitma. No sinna ta tuleb ka dressipükstesse, ma ei lähe ju. Reaalselt. Kuule, ma võin sulle pastat teha. Kui sa oled nagu, ma ei tea... Mul ei pakuta sedagi mees. Kui sa oled nagu inimesega koos või nii, siis ma saan aru, aga kui see on see, et sa õpid alles inimest tundma, ma ei tea, mingi... esimene, teine, kolmas, ma ei tea, 4. date. Ei, sa ei tule dressipükstega. Kui sa dressipükstega oled, siis on nagu Just teile küsite, et kas enne kui ma hauda jõuan, jõuab ta mu välja ka viia või? Oh my god. Ta küsis, et kuna on nagu mingi parim aeg, et mind nagu, et kas ta saab üldse kunagi mingi välja kutsuda, onju? Ma ütlesin, no sa võid. Just teed taga su kalender. Ma ütlesin, no see on keerulisem teema. Saate aru, mul on siiamaani see üks vend Instagramis alates mingi 2022 aasta algusest, kes on mind pidevalt välja kutsunud ja küll mul oli mingi reisile minek ja ma ei saanud, küll siis ma läksin suhtesse 10 kuuks ja ma ei saanud temaga kokku teidile. Siis ma läksin lahku, aga siis ma läksin Eestist ära mingi 1,5 kuuks on ja siis ma tulin tagasi, siis ma ei tea, alustasin ülikooliga, ütlesin talle jälle, et ei, et ma ei saa, mul on kiire praegu ja nagu nüüd see on juba 4 aastat veninud. Aga ta on niivõrd sihikindel, ta on ikka veel mul DM-ides, ta ikka veel vaatab mu stories'id nagu props to that, ma reaalselt cheerin. Aga mitte tegelikult. Aga nagu cheerin. Props kuulab seda episoodi ka pärast. Ma ei usu. Sa pead story'sse panema, anta. No ma mõtlen ka, et kui sa promod, siis
oi, aga samas kõigil naistel minu arust on nagu see üks kutt. Vahepeal ikka tuleb ette selles suhtes, et noh. Kas nagu selline või nagu see üks kutt? Ja see on nagu selline, kes on ka juba mitu aastat. Okei, mida nüüd halvasti öelda, kui mul on 2 tükki. Nad nagu üritavad, aga üks on Eesti teises otsas. Teine elab must nagu mingi kilomeetri kaugusel, on ju. Lõpeta ära, vist te käite samas kodupoes või? Ma ei käi poes või kõneks. Või siis kui ma käin, siis ma käin kuskilt jooksu pealt, võtta hommikul, kui ma mingi tööle lähen. Okay. Aga nagu, ta elab, sest Tallinn on nii vaata suurelt väike, et samas raadiuses on nagu mingi 10 poodi. No mis teil viga on, siis ei ole kompu või? Tal on mingi ühe sohete teema nagu. Aga nii pikalt on ikkagi juba ja ta nagu saastus ka, ta on järjekindel, et vahepeal oli meil niisugused perioode, et pool aastat me ei räägi mitte sõnagi, on ju. Ja siis lambist mingi presidendi vastuvõtul nägime, on ju. Oota, nüüd selles ma tahaks kuulda, sest mina istusin kodus ja vaatasin telekast, aga sa ütles mulle, et sina käisid seal koha peal või? Ma olin tööl. Kes olid turva või? ei, ühesõna ikkagi lahe. No ma tahaks ka olla presidendi vastuvõtul. Ma võiks kasvõi seal kartsas olla. Ja siis ma panin ka mingi... siis ma panin järgmine päev mingi pildi vist story'sse üles, mis me nagu tiimi pildiga tegime või midagi. Võt oli mingi minek. Ja siis venn replis sellele ja siis hakkasime jälle rääkima, on ju. Ja läheb jälle mingi jutt vaibub ära, läheb pool aastat mööda, jälle jumal out of nowhere. Aga jutt läheb alati edasi niimoodi, nagu mingi vanad sõbrad oleks. See on nagu... Need on... Ma loodan, et ei vaata seda, aga veits imelik oleks nagu nüüd juba kokku võid saada. Et nagu sa tead inimest, aga samas sa tegelikult ei teada ta üldse. Plus mulle meeldivad nagu real life connectionid rohkem. Nagu ma ei kujuta ette, et ma olen nagu... Ma ei tea inimest, ma lihtsalt räägin taga, okei, ma tean, siin on nagu... Ma hakkan midagi ütlema, on nagu igast inimesi on igast erinevaid tüüpe, et mõnele sobib, mõnele meeldivad need, on ju. Mina isiklikult ei suuda. Mul peab olema inimesega nagu real life kontakt, kust see asi hakkab üldse võib-olla nagu arenema ja siis ma võin nagu edasi oma elu peale mõelda. Sest et kui mul on internetis keegi, mul ongi tahaks aega raske leida, sest et mul ei ole vaba aega nagu väga. Ja kui seda ei ole, siis ma ei tea, netis ma võin inimesel mingi 2 nädalat hiljem ka vastata, sorry, aga ma unustasin ära su. See nagu näitab tegelikult minu enda prioriteete ka, et kui ma ei vasta inimesele mingi mitu nädalat, et noh. Mis te arvate, kas Tinderist on võimalik leida endale partner? Ma olen kuulnud väga palju lugusid. Ma tean inimesi, kes on leidnud, seega ma ei saa ei öelda. Samas... Ma ise ei usu. Enda pool mitte. Ma oleks nagu mingi kliimakotid on seal nagu nii võinud. Oi, seal on igast huvitavat rahvast. Ai, need ei olnud Tinderi vennad. Bumble, Hinge, Insta, X. Käisime kunagi mingi eelmine või üle-eelmine sügis. Käisime sõbrantsiga nagu väljas, läksime mingist tutti. Ja siis oli õhtu nagu suht lõbus. Mida sa vaatad? Suht fun oli, on ju, ja siis mõtlesime, et okei, et mul on nagu alkoholi suht palju juba veres, et võiks võib-olla koju hakata minema. Ja siis mul sõbrants tahtis veel mingi sõbraga rääkida sellest tuti ees. Ja siis tulevad mingid vennad. Ma tean, et ühel oma sõbranna sõbral ma sõimasin näo täis, et tal on sitt-stiil. Siis ta kandis neid nagu full on kardinaid. Ma nimetan neid kardinateks, aga need on nagu mega laiad need teksapüksid meesterahval. Ja ma sõimasin seda kutti, et nagu sul on pask stiil, nagu palun muuda seda. Ja siis mingi pool aastat hiljem mul sõbranna ütleb, et kuule, see veid muutis oma stiili. Sa vist läksid talle hinge. Ja ma olin nagu mingi okei, no tore seegi. Aga siis peale seda kutti tuli mingi 12 kutti. Mul pole õrna aimugi enam, mis nende nimetan on. Ega vaata, meil kõigil oli ka kursusel aplausmoment, kui Aldo ajas endal patsi maha ja... Jaa, oli küll. Aga see ei olnud see, et keegi käskis tal seda teha. Tal tuli ise see idee, et eks. Hea idee oli. Ja lihtsalt, siis ta tuli kooli ja siis kõik olid nagu, polegi näinud. Kas see on uus kutt?
võib-olla. Käis ka Tais või? Ei, ta käis Tallinnas. Juuksudest käis Tallinnas. Aga siis me näitasimegi mingid need kutid, onju. Hakkasime mingi jummal lambises kohast rääkima, mul mingid snapid ka kuskil. Ja siis tuli mul kuskilt jutt, et ma tahan pelmeene. Sest mul on kõht tühi ja ma olin alkoholi tarbinud. Ja siis mõtlesime, et okei, Vanalinna Prisma on kõige lähemal, lähme sinna. Me tulime pelmeenidega poest välja, siis meil pole hapukoort ju. Läksime hapukoore järgi ja siis joome uuesti nagu sinna Vanalinna Prisma ette ja siis ma hakkasin mõtlema, et oota, kus me teeme neid üldse? Ma just tahtsin küsida, et mõtlen ka. mis te nagu läksite, ostsite külmutatud pelmeenid, siis te tulite nendega välja ja siis esimene mõte, mis teil pähe tuli, ei olnud mitte see, et kuidas me neid teeme, vaid oota, hapukood on puudu. Ja siis, kui me uuesti välja tulime, siis ma hakkasin mõtlema, et kui me lähme siis. Ja siis need kutid pakkusid, et davai, et üks elab Kuusalus, teine elab Nõmmel. Ma olen ise ka nagu Nõmmelt pärit, onju. Ma olen ka. Ja siis hakkasin mõtlema, et oota, kuhu me nüüd lähme, kas me lähme Kuusalu või me lähme Nõmmele, sest mina nagu endaga inimese ei vea, onju. Oota, sina see kutt siis või? Ei. Mina, mu sõbranna ja 2 kutti. Need oli 2 tükki. Alati stutis leiab alati mingeid vendasid nagu alati. Ma isegi ei tea, kas nad stutist olid tegelikult. Nad just kõndisid mööda sealt tänavast nagu Sauna tänaval, onju. Sauna. Ja siis me olime, et oota, kas me läheme siis nagu Kuusallu taksoga või me läheme Nõmmele taksoga. Ja me läksime taksoga Nõmmele, onju. Ja siis me hakkame sõitma ja siis me jõuame sinna Nõmmemäe juurde ja Nõmme keskuse juurde ja siis ma olen nagu mingi, oh shit, ma elan ka siin samas põhimõtteliselt. Ja siis ma hakkasin sõbransile naerma, et oota, aga siit on hea kiire koju minna, kui hirmsaks läheb. Nagu mingi 5 minta koju jalutada, onju. Mis see oli siis eelmine aasta või? See oli varem ikka. Ma olin esimene kursus siis. Okei. Ja siis me läksime tegema seal mingi pelmeene, aga mehed, ülitargad, panin need pelmeenid fritüüri, nagu kuuma õhu fritüüri. Aha. Ja need olid nagu poolelt juba üles sulanud. Oi. Selle teekonnaga, sest et õues oli veel suht soe ka, mingi september-oktoober, onju. Ja siis me mõtlesime sõbrana, kuhu me sattunud oleme ja siis need vennad hakkavad pläruga veel ette keerama omale. Need pelmeenid ei saa vist valmis, lähme koju. Ja me läksime 6:30 hommikul koju. Mis seltskond üldse stutis liigub? Ma ole seal, issand jumal, mingi 1,5 aastat käinud nüüd. Kusjuures ma olen ka vastuse olgu. Ma ei ole seal mitte kunagi käinud. Nagu esimesel kursusel ma ikka käisin ka stutis on ja mingi gümnaasiumi ajal sai Hollikas käidud ja Helitehases ja igas need, selles suhtes klubikultuur oli olemas. Nüüd nagu väga enam ei ole. Ma ei tea, minu ajal, siis meie ajal, kui ma olin 17, siis ma mäletan, see oli 2021 suvi ja siis oli selline jube populaarne koht nagu Peatus ja absoluutselt kõik noored üle Tallinna, tihtipeale isegi Tallinna ümbrusest, läksid siis reede õhtuti Peatusesse, samuti ka laupäeva õhtuti, seal saadi kokku siis Balti jaama juures. Ja see peatusala oli nagu T3 esine, see oli ka nii hullult rahvast täis, et sa reaalselt füüsiliselt ei mahtunud seal liikuma, sa pidid ennast läbi pressima rahvamassist. Ja siis nagu see oli ka viimane suvi, millal see üldse nagu, ma ei tea, see rahvamass kokku sai või see asi toimus, see kultuur, ja siis ta lihtsalt kadus ära lambist. Kas te käisite ka Peatuses või? Jah. Ei. Ma ei ole Tallinnast. No jah. Käisime küll. Sel ajal oli ju Jubo ka veel moes, on ju? Mis nimega ta nüüd on Yellow või on ta üldse enam? Mul ei ole mitte ühtegi seda dating appi või midagi, ma ei tea mitte midagi. Mul ka ei ole. Mul ka ei ole. Ma on suhtes, mul ei ole. Ma ei tea neist enam. Ma ei viitsi aega raisata. Ja ühesõnaga mingi Jubost, siis ta oli tulnud mingi kutt. Suhtlesime Snapis kuskil, ma ei mäleta. Ja siis see vend on nagu mingi, me oleme Peatusesse. Mees, mul oli ka selline vend. Ei, me oleme Peatusesse, aga sa tuled Rätiku väel. Oota, mis ta ütles sulle seda või? Jah. Sa ütles, et tead toe Rätiku väel. Ma ütles, et ole vaita, seda tõmmatakse mul mingi esimese 5 sekundiga eest ära, onju. Ta on mingi, ei, ma hoian kinni. Sinust või Rätikust? Ma ei tea. Dude. Aga jah, siis jutt kuidagi lõpuks vaibus ära ja ma ei jõudnud selle vennaga nagu sinna Peatusesse. See on red flag, bre. On, aga tegelikult see ei suud naljakas. Nagu see, kuidas ta seda mulle ette serveeris, ma nagu mingi You okay, bro?
mulle keegi seda ütleks, ma oleks nagu ei, see tuli kuskilt mingi... Kes sa selline oled, et mulle sellist asja dikteerida, kuidas ma pean kuskile minema? Ei, see tuli mingi nagu naljakäigus nagu ma ei oska teile võib-olla seda nii hästi ette serveerida, aga see, kuidas ta seda serveeris, see oli kõik nagu nii naljakas meil nagu. See mul siiamaani meeles. Nagu järelikult see jäi meelde, onju. Just ma nagu mega halva mäluga. Kaua meil kestnud on, oskate öelda? Tavai, aga siis varsti hakkame lõpetama ka. Mis me räägime? Mõtlen praegu, me oleme väga ennast nagu vaos hoidnud. Ma arvan, asi on selles, et me oleme kõik natukene väsinud ja keegi tuli siin on ju hambaarsti juurest ja kõige rohkem rääkinud siin praegu. Ja ma olen kuidagi väga, ma ei tea, tagasihoidlik olnud. Veits kardan või... No üks meist siin on ikkagi 7 tundi ootanud, et meil setup valmis saaks. Ja veel üks Red Bull ära, siis paneme uuesti kaamera käima. Ma saan südari. Ei saa. Kell on alles. Kell on alles 6:30. Kas südarid käivad kella järgi? Ja. Mõtlesin ka praegu, et hommikul suitsu ja... Kell 12 on reset, vaata. Uus päev, uus mina. Okei, võib-olla küll, jah. Mis teil on võib-olla, ütleme siis niimoodi, me oleme kõik ikkagist, meil on kunagi siis mõni selline kohtingu äpp olemas olnud, on ju, mingil hetkel oma elus. Me oleme käinud kohtingul läbi selle äpi. Mis on selline kõige meeldejäävam? Mis teil praegu nagu tuleb meelde, te mõtlete appi? Okei, seda ma ei unusta. Probably see kord, kus ma jõudsin sinna kohtingule ja ma siuke 20 minuti pärast ütlesin kutile, et mul on igav, ma lähen koju. Ei, ma olen ka seda teinud. Otsa välja öelnud. Nagu you gotta do what you gotta do. Mul on nii teissugune nagu siuke dating profile. Ma ei taha siin nagu mingit väga detail hakata rääkima, aga kunagi läksin ka ühega välja, tuli mulle mingi järgi, läksime sõitma. Oi. Ja, saime esimest korda kokku, tuli mulle mingi töö juurde järgi, värke, me mingi jummala laiptohtu. Ja siis me sõitsime, ma ei tea, mitu tundi. Rääkisime nagu mingi mega paljudest asjadest, nagu jutu jätkus, on ju. Ja siis saime veel nagu mõned korrad kokku. See asi nagu veits arenes. Ma ei tea, mida te küll mõtlete, aga nagu saime paremini nagu tuttavaks üksteisega teadsime. See täpsustus oli paremini tuttavaks. Okei, I hear you. Ei, neid asju me ei proovinud veel. Sellel oli oma aeg. See on täiesti teine episood juba. Aga oli. Okei. Jaa. Me teame, mis episood järgmisena tuleb. Jaa. Võin oma dating historit hakata lappama. Ja siis mingi hetk ka, kui me olime juba suht close või nagu usaldasin teda juba veits. Küsisin ka, et nagu miks ma sõjala läin või nagu what's the case, on ju. Ja see põhjus, mida see vend ütles. See suht funny too. Oota, mis see küsimus oli? Et nagu ma küsisin talt vist kuidagi mingi jutu käigus, et kuidas ma üldse talle nagu mingi silma jäin või whatever, on ju. Ja see vend rääkis mulle sellest, et esimest korda, kui ma ta autosse istusin, ma ei kommenteerinud ta autot. Sest mul on nii pohhu, millega sa sõidad peaasi, et see sõidab nagu. Okei, jah, ma ei eita, et see võiks nagu olla normaalne auto, sest et mul on omamoodi maitse. Aga ma ei näe vajalikuks, et ma peaksin mingi venna Mersut või Bemmi või mingi kuradi Opelit kommenteerima. Oota, aga oli siis nagu täkkauto või? No, tegelikult ei pask. Tegelikult, no võt, sellepärast ei kommenteerinudki. Ei nagu, jah, see oli ilus, värgid seest nagu, aga noh, on mehi, kes ei oska oma autosid hoida. Ja kui meil on nagu mehi, kes põhimõtteliselt löövad iga päev oma auto läikima, siis no see võib-olla kõige puhtam ei olnud. No siuke enam-vähem okei oli. See on nagu see Marioni üks kätekast, vaata. Aga ta oli veits siuke ära hellitatud. Ta nagu, ta arvas, et tal on mingi räige. Kakumäe, Viimsi. Ei vä? Nii. Ei, ta on mujalt piirkonnast. Ei, aga teate, mis kõige haigem on? Kõige haigem on see, et Eesti on nii väike. Seepärast me räägid, kes ta on. Ja ma olen 100% kindel, kui me peaksime siin nimed sisse tooma, siis me leiaks nii mõnegi ühise.
absoluutselt. Muidugi leiaks. Ma olen selle ajal täna juba nii palju nagu proofi saanud. Ja see vend tänase päevani jahub Tallinna linna peal mu sitta. Nii, Ketu, kas sul on ka midagi või? Mis see küsimus oli? Mingi date, mis on nagu wow! No pigem oligi see, et ma ei olnud elu sees nii kaval date'il veel käinud, kus ma reaalselt tõusin püsti peale paarikümmend minutit ja ütlesin, et ma tean, et sa sõitsid minu pärast Pärnusse, aga sorry, mul on igav, ma lähen koju. Nagu minu jaoks nagu see asi, mis mulle seal väga ei istunud, oli ka see, et ta hakkas mulle selle esimese mingi 15 minuti jooksul rääkima sellest, mitut last ta tahab ja ma nägin teda esimest korda. Mis asja? Eestlane või? Jaa. Okei. Ta ütles mulle esimese 15 minuti jooksul, et ma tahan 6 last. See on tõeline patrioot, kuulge. Riigiametnik unistus. Ma saab täita lastega. Ma olin, ei, jääb ära. Oi. Sorry. Itemasin, Factory Reset. Ma ei taha teada, mida... keegi teine. Ma ei taha teada, mida nagu naise keha teeb peale 6 last. I'm sorry, ma olen nagu, mu mingi isiklik piir on 2. Nagu 2 on okei, aga rohkem. Ma ka ei taha teada ja ma ei plaani veel nagu teada saada ka seda elu sees. Minu arvamus on see, et 1 laps käib ka. Maks 2 ei taha rohkem. Ma olen nagu siuke funny story, et ma olen nagu üksik laps, aga ma ei ole üksik laps. See tähendab seda, et ma olen nagu kasvanud üksi, aga samas mul on olnud nagu kasuäed ja kasuend. Mis tähendab seda, et ma siiski olen nagu kasvanud mingil määral selles suuremas peres. Ja siis ma mingil hetkel sain aru, et kuna ma nagu olen mingit perioodi elus olnud nagu üksi, siis ma ei taha nagu, et mu laps ennast võib-olla üksik laps oleks, on ju. Läks 2 olla. Aga peale ka teist ma lasin ennast ära ka lõigata. This is not gonna happen. Siis vaata, muidu tulevad mehed on nagu, kellele lapsed meeldivad või on nagu mingi, ma tahan 3. Aga ma ei taha 3. Mind ei huvita, mis sa tahad. Siis tal juhtub õnnetus. Siis sa oled nagu mingi, oh shit, mis teed? Ikka sünnitad. Siis ikka oled 3-ga ju. Mis teed siis? Ma ei ole sellest ka aru saanud. Tihtipeale meestele ei meeldi nagu lapsendada. On mingi teema sellega, et peab olema oma veri ja juured ja ma ei tea. Mul ei ole prille peas. Ei, ma loen välja küll, mida seal Janis kirjutas, aga... Millele sa vihjad, Janis? Last rekord naine... 69. Laste rekord naine ei ole see on number on palju suurem peab olema. Ei, see on mingi üle 80. Ja, see number on palju 84. suurem. Janis, mööda panid. Ära kasuta chatti. Chat valetab. See ei ole reaalne nagu, see arv on suurem, see ei ole 69. Keegi jobu kirjutas selle 69 sinna, see ei ole loogiline, aga... Janis raudselt ise kirjutas. Vaata, 69 on see number, mida nagu mehed uskuma jääks. Vot, me jõudsime praegu tuumani. Mingi naine on selle järelikult kirjutanud. Me ootame, et Janis välja otsib selle õige arvu. Mis oled ükshaaval neid kokku või? Mida? Ei. 84, see on mingi üliammune see. Vaata. How many? 69 last. No vot. Ei, aga see statistika on nagu... Mõtleks, siis peaks nagu mehed ettevaatlikud olema, kui see arv on nii suur. Ja kusjuures just eilal või üleeile lugesin nagu mingi uudised, et mehed tänapäeval ei taha enam suhtes olla ja mehed on nagu mingi, et me pole vaja nagu vaata. Ja siis vaata, kuidas mõni mees on kunagi kõmmutanud. Reaalselt, kuule ma võin oma sugupuud vaadata juba ja läheb ka piu. Tuleb neid nagu Vändrast. Saelaud. Ja siis tänapäeva mehed, ei, ma ei taha. Oota, me ei maksagi pooleks või? Võtame kohe ära.
kellegagi. Jaa, esimesel date'il, nii, nüüd ütlete jaa või ei, esimese date'i maksab kinni mees 3, 2, 1 ja. Jaa. Aitäh. Poisid, esimese date'i maksab kinni mees 3, 2, 1. Janiselt tuli naiselik vastus praegu. Kas sa käisid Tais viimati või? Kus sa käisid? Ei, ära leevad! Ma ütlen ära pärast. Muidugi võite pooleks maksta esimesel date'il, aga väga suure tõenäosusega, kui sulle see naine siis meeldib, ta ei tule sinuga sellele järgmisele date'ile. Ilmselgelt maksad või? Okei. Yeah. Janis päästis ennast praegu. Sellepärast, Made vaatab raudselt selle. Ja ma küsin üle pärast, et kuule, kes maksis esimese date'i? Janis nüüd mõtle. Oli üldse mingit date'i või? Või oligi lihtsalt nagu mingi, kuule, leivad ühte kappi, lähme. Aga saab ka nii. Mõnel käib jah sedasi, et mingit date'imist ei eelnegi. Kohe suhtes. Ma unustasin täitsa enne öelda, aga minu kõige lühem date või siis selline, mis nagu wow! Oli kuskil kokku 52 sekundit. Mis tegite? Nagu Triinu! Nii lühike. Mitte midagi. Ma isegi ei jõudnud oma jooki juua, nagu mitte midagi. Kumb ära läks? Mina! Kas see oli see, et sa ootasid teda, ta jõudis kohale, sa tõusid püsti, läksid minema või? Sa ei tulnud ära teda või? Mees, ma tundsin ta ära, aga see oli räige catfish, ma olin Hispaanias, siis mõtlesin, et oleks tore natukene kultuuri avastada ja no ma ei tea, läksin siis kohtingule. Jeesus. No miks sa valetad, miks sa paned mingi catfish pilte üles? Sa arvad, et kui ma reaalselt sind näen, et siis ma ütlen sulle tere, ma ütlen kõik on hästi või? Ei. Ta tuli, ta istus lauda, ma ütlesin talle tere, ma vaatasin teda, seal oli see nagu piinlik paus, moment on ju vaikus, siis ma ütlesin, et sorry, ma pean minema. Siis ta ütles, et miks? Ma ütlesin, et ma pean minema. I have to go. Okay? Bye. Bye! Jook oli 5 eurot, mul siiamaani kahju. Nagu päriselt. Saad arved olla. Tuli ennem ära maksta. No seda nagu tagantjärgi, et Augula. Käisin mingi paar aastat tagasi teedil. Please, kuule, maksa kinni. Yeah. Mul on siiamaani vaeva või riiva mõinga. Mul tuli meelde, mis tal viga oli. Ma oleks veel sellest nagu välimusest ja kõigest mööda vaadanud, isegi kui see oli niivõrd catfish lihtsalt kui olla andis, aga ta hääl. Oi. Ta rääkis nagu multikategelane. Nagu ta oleks leebelt võinud peale lugeda mingitele Winnie Puhhi filmidele. See ei ole isegi naljakas, tal oli midagi nagu viga häälepaeltega ja ma ei ütle seda halvaga, aga siis võiks ära mainida. Mitte niimoodi, et ma istun laua taha maa ja see vend vaatab mulle otsa, hello! Dude! Ma tahan olla naine. Kusjuures see on ka nagu meeste hääletoon võib ikka olla. Nagu isegi kui mehed räägivad mehe häälega, siis osad hääletoonid on nagu mingi Jaa. Aga naiste puhul on sama asi. Isegi naisena mõne naise hääletooni ei kannata. Ma ei kannata iseenda hääletooni. Ma ka mitte. Või nagu kui mitte, et ma kuulan enda mingit seda salvestust tagantjärgi, kui ma vahepeal mingeid koosolekuid teen ja panen mingi rekordima, onju. Mitte see. Näiteks kui ma ise räägin samal ajal ja ma kuulen enda häält, sest ma tean, et mul nagu hääletämbrid muutuvad mega palju. Ma võin nagu praegu ühes toonis rääkida, ma räägin 2 sekundi pärast nagu mingi teise hääletooniga. Ma ei tea, ma ei kuula isegi järgi neid salvestusi ega asju, kus minu häält on kuulda. Ma ei suuda neid kuulata. No see säästab närvu su mind. Ja ma olen mingil hetkel, ma harjusin ära sellega, sest et no, sa pead kuulama, kui sa tahad nagu mingit eneseanalüüsi teha, vaata. Sa pead kuulama, sul ei ole mitte midagi muud, sa ei pane seda asja kirja. Ja see, kui sa lased nagu mingi transkriptida, siis see ei ole ka nagu väga pädev. Siis ma olengi hakanud lihtsalt tuimalt kuulama enda neid. Lõpuks veits harjud ära. Ma esimene kord ehmatasin räigelt ära selle peale, kui ma need klapid endale pähe panin ja siis siia mikrisse rääkisin. Ja siis ma sain sellise šoki lihtsalt, kui ma enda häält kuulsin. Kui te kuulate esimest naiste episoodi 2 aastat tagasi, siis te kuulate, kuidas mul hääl väriseb ja mul oli hääl ära. Nagu seda on päriselt kuulda. Ma rääkisin tool.
toon kõrgemalt ja see nagu crackis väga palju seal niimoodi, et siiamaani, kui ma vahest vaatan seda episoodi, siis mul on väga-väga piinlik, aga samas ma ei saa öelda ka mingi Reimole, et kuule, võta palun maha. See asi ei käi nii. Sa tuled siia, siis sa oled ka siin. Jah. Naistel on ka voice crack'id. Nagu sellest ei räägita, aga ain meestel ei ole voice crack'id, naistel on ka. See on vahepeal suht naljakas. Vahepeal isegi on neid tihemini kui meestel nagu. Jaa. See on nagu mingi räägid, on ju meie oma mingi 20 000 sõnaga päevas, on ju. Ja siis sa räägid. Ja siis järsku sa mingi neelatad või mida iganes sa hakkad rääkima ja sul tuleb täiesti teine hääl. Niimoodi sa ise ehmatad korraks ära. Aus. Sa nagu korraks ehmatad ära ja sa nagu mingi... Mul enne ühe lause ajal siin juhtus just see. Teate, mida on poest raske osta või? No. Teksapükse. Jaa. Ma otsisin viimati endale teksapükse kokku 2,5 aastat. Mul ei olnud teksasid. Suht sama. Nagu see ei ole okei. Teate, mis on teine asi, mida on raske leida või? No. Dissivest. Jaa. Rinnahoidjad. Jaa. Sai Janis pihta alles. New word. Paneb sõnaraamatusse kirja. Ja võtabki telefoni lahti. Ei, aga see on põhimõtteliselt täiesti võimatu ja kui sa ka leiad, siis davai käi välja mingi 80 euki. Need on jube kallid. Minu elu viimased nagu mingi 2-3 aastat. Nagu ma käingi nagu mingites nendes võits change mingi pesupoes ja siis ma viimasel ajal just avastasin, et aeg Calvin teeb ka nagu suht mugavat isegi. Mitte see basic kiirmoe, mida on nagu mingid odavad, mida igas poes müüakse. Ei, ma tellin kuskilt välismaalt, sest et nemad müüvad minu suurust. Eestis ma ei saa nagu normaalselt seda enda suurust niimoodi, nagu ma tahaks. H&M-ist või kuskilt New Yorkerist ma võin sealt nagu esiteks see kvaliteet, mis seal on. Ma isegi ei hakka rääkima. Ma olen süge tunne, ma hakkan sügelema ja ma tunnen igat seda traadi mingi ühendust, mis seal on. Litrid. Ei, see peab litreid. Ja siis ma tahaks sellist vanaema aluspesumaterjali, palun. Pehmet. Mul on nagu tutvusringkonnas tšikke, kes käivadki. Nad käivad H&M-is ja nagu New Yorkeris. Aga vaata, kui sul on rinnakorm väiksem, siis sul on palju lihtsam. On võimalik, ma ei tea. Ei, raudselt nagu mõtle meeste peale. Neil on midagi elu lilla. Nad käivad naistel ostmas. Ma pean oma mehele helistama. Ühesõnaga. Ja nad käivad osad ja nad on rahul. Ühe korra ka nagu huvi pärast proovisin, kui ma käisin sõbrannaga nagu poes. Ma ei ole vist oma elu sees midagi kiiremini sellest ära võtnud. Kui neid, mis seal New Yorkeris olid. Ja sa üritad nagu, oled, et tavai, kuule, lähme nagu proovime normaalses pesupoes pesu. See on nagu, see on top notch. Seda sa võid kanda, sa ei pane tähelegi, et sul midagi seljas on. Jaa, seal sa maksad siuke 50-100 eurot võid ka maksta rinnahoidja eest. Seal on alati need tihtipeale natukene vanemad prouad ka, kes siis tulevad ja aitavad ja käivad ringi ja soovitavad. Aga kusjuures, ma olen nüüd võib-olla imelik inimene ka, aga mulle meeldib see, et kui ma läksingi esimest korda mingi change ja neil oli vaja teada, mis mul see õige suurus nagu on. See naine tõigi mulle mingi erinevaid mudeleid, erinevaid korvi nagu disainiga, lõikega, ümbermõõduga. Selleks, et teada saada, mis on siis mu nagu õige suurus, mida ma kandma peaks. Ja mulle nii meeldis see, et keegi nagu vaatab selle ekspertpilguga, sest et nad saavad mingi räigelt koolitusi nende asjadega. Absoluutselt, mul oli Triumfis sama teema, kui ma olin mingi 15. Naine tuli ka oma selle mõõdulindiga, tõmbas tagataskust välja. Kus Triumfis sa käisid? Tule nüüd siia, tule siia. Issand, ma käisin, see oli ammu, äkki Järvekeskuses oli siis Triumf. Kui ma käisin, ma räägin, ma olin mingi 15-16 sel ajal, kui ma sain oma esimese sellise kalli, tugeva rinnahoidja, mis on mul praegu ka seljas. Hästi peab vastu, mingi 8 aastat juba. Et no tuleb käia. Kusjuures minu vanemad rikkusid mul Triumfiga ära, sest et Triumfi, neil oli mitu seda Eestis, aga üks maaletoojatest siis oli mul nagu vanemate ülihea peretuttav, siiamaani mingi suhtleme värgid, särgid. Ja siis tema oli see, kes hakkas nagu pakkuma, et kuule, proovi. Ja siis tuli mu emps nagu Triumfi pesuga koju. Niimoodi, et hakkas mulle ka ostma. Ja seal sul jääbki tegelikult külge see, et sa saad aru, mis asi on kvaliteet. Ja sa nagu tahad, et su keha oleks õhtu lõpuks
mitte niimoodi, et sa ohkad ja võtad omal tissivesti seljast, onju, et nagu relief, vaid kui sul on nagu kvaliteetne pesu, sa ei tunne seda õhtu lõpus. ei, aga ma ütleks isiklikult, ma pigem eelistangi seda, et mul on pigem kas mingisugune väiksem hulk nagu sellist korralikku ja kvaliteetset asja, kui see, et mul on, ma ei tea, kapis on mingi 100 erinevat rinnahoidjat ja kõik on mingisugused New Yorkerid, ma ei saa kandagi neid. Mul on väga tundlik nahk, ma ei saa enamus siukseid vastikuid materjale või selliseid, ma ei saa Saara riidid ka kanda näiteks sellepärast, et see materjal on kuidagi sedasi töödeldud, et mul tekib naha peale lööve sellest. No, mul on atoopiline dermatiit ka, see triggerib kohe seda, vaata. Et ma ei saa isegi kõiki asju kanda. Ja ma eelistan pigem isiklikult kvaliteeti. Ma olen ka pigem see, et ma maksan. Jah. Andke ainult, ma maksan, aga ma tean, et mul on hea olla selles. Ja ma võin nagu sellele loota mitte, et mingi õlapael läheb poole päeva pealt katki või ma ei tea, mingi traat tuleb kuskilt välja. Või siis, kas te olete tähele pannud? Kõik need New Yorkeri H&M-i ja kõik, kus müüakse seda odavat 5 eurist pesu, onju? Push-up. Nagu ainult push-up. Mitte midagi muud ei ole. Ma vihkan push-up'e. Ja siis sa lähed oma natukene suurema rinnaga sinna poodi ja sa mõtled, mida kuradi, et ma selga peaks panema. Sest et nad ei arvesta sellega, et nagu mingi... Aga kas te olete seda ka märkanud näiteks, et kui te bikiine ostate, siis minul on selline probleem silma jäänud, et ma ei saa mitte kunagi osta endale neid bikiini nagu komplekti. Ma pean eraldi ostma nagu püksid ja rinnahoidja erinevast suurusest, sellepärast, et kui rinnahoidja on minu suurus, siis ma upun nendesse pükstesse. Ja kui on vastupidi, siis see rinnahoidja on selline, et nagu see ei kata midagi, ma ei tee sellega mitte midagi lihtsalt. Kusjuures mul oli, ma tellisin ka mingi aeg enne reisile minekut, nagu mõtlesin, et Shainis on mingid ilusad nagu need stiilid, onju. Et võtan nagu paar tükki. Jõudis esimene paar kohale. Nojah, võtsin neist suuruse alguses, onju. Okei, püksid enam-vähem nagu okei. Ja siis ma panen need pähkad ülemise poole ja siis ma mõtlesin, et kui see niplid nagu ära katab. Ja siis peale seda ongi, kui ma mingi terviseks. Kui ma mingi Shainis tellida tahan, ma juba eos panen omale 2 paari. Ma panen ühe nagu mingi L ja teise ma panen mingi S või XS, onju. Eestis käin ostmas, ma ei tea, ma ei kanna bikiini nii palju, et ma viitsiks nende eest ka veel mingi 30 € nagu per tükk nagu maksta. Ma ühe korra tegin selle vea, et ma ostsin nagu siuksed kallimad ja ma kahetsesin seda, sest esiteks need maksid nii palju ja teiseks neil nagu see väline materjal oli see, mis läheb selleks topiliseks või selleks. Ja ma sain neid paar korda kanda ja siis sinna tekkisid need topid külge ja sa ei saa neid ära ja ma vaatasin, ma ei pane neid rohkem selga nagu. Ongi. Ma pigem, ma ei tea, ma tellin mingi paari euro ees kuskil Shainis niimoodi, et kui ma lähengi reisile, mul on kohver täis, mul on maua asju, siis mul vähemalt neist bikiinides kahju ei ole ja ma viskan neid üle parda, onju. Sest nad ei maksnud mitte midagi. Kui tagasi tuled, et siis on siuke 10 paari bikiine ja maha kuskile. Ja see ongi see, et saad aru, et ikka ei ole päris see. Ma mäletan paljil läksin, siis ma ütlesin mingi reaalselt 10 paari bikiine. Okei, neid alumise asi, neid ma tellisin mingi 3-4. Neid ma ei viitsi väga palju. Mingi paar komplekti võtsin ka välja juurde. Ja siis neid ülemise asi nagu ikka tahaks vahetada, tahaks mingit vaheldust, sest et üks päev võtab päikast, on ju mingi 3 nurkadega. Ja siis tulevad need randid, on ju. Ja sa pead selle ümbert selle, siis tulevad need 3 nurga randid kaovad nagu ära. Siis järgmine päev. Ja siis pead järgmine päev nagu järgimise, siis sul niimoodi need randid vaikselt nagu hajuvad, otseselt ei ole ka niimoodi väga nähtaval. Aga vahepeal oli hästi populaarne ju see, et tätoveeriti endale need mingisugused randid peale. See oli nii kohutav trend minu arust. Ma ei mäleta, kus riigis see oli, aga see oli mingis riigis oli see siuke hästi populaarne. Siis ma vaatasin, et ma päevitan, ma tahan nagu elu eest rantidest lahti saada. Ja siis mingi vend läheb ja ma tahan need rante endale tätoveerida. Mis su peast toimub? Miks? Mulle meeldivad randid ainult sel põhjusel, et kuna ma saan ülikergelt päikest, nagu ma lähen mingi kevadel õuest välja, ma lähen õue õigemini suvel, kevadel, kuna iganes. Ma olen seal 10-15 minutit, mul hakkab mingi jume juba peale tulema. See on mul ka vist mingi
mulle meeldib näha seda, et ma olen ikka mingil määral päikest saanud. ja sest ma võrdlen seda, kui lähedal ma oma nahavähile nagu potentsiaalselt olen, sest et ma ei kanna päiksekreemi. Mul ei ole vaja, ma ei põle nagu väga ära. Mul mingi mõned üksikud korrad elus, kui ma ära põlen. Ja siis ma olengi, vaatan nagu mingi olen keset päeva mingi rannas kuskil, ma nagu mingi davai, naerum. No ma mingi tund aega võtan veel, siis peaks koju minema süüa tegema. Jah. Aga ülevalt poolt I hate it. Siis kui sa tahad mingi õlapaeltega mingeid särke või asju kanda, kuidas sa kannad niimoodi, et sul siit mingi 2 valget triipu lihtsalt üles jookseb? Ma ei tea. Ma ei kannata. Triina on kuidagi vaikseks jäänud. Ma arvan, et me võiksime vaikselt lõpetama hakata. Triina sai kõrgi meist. Ma olen jumala väsinud. Nagu mis naisele ei meeldiks klatšida, ma olen juba sellele, kes teeb selle soopi ära, aga lähme koju, sööme, tudume. Ma nii ootan homset hommikut. See on vaba, mul ei ole kooli. Uus päev ja süda resettinud. Me pidime homme Midagi hommikul kooli tulema. Jaa. Kes pidi? Teie. Meie. Sina pidid, mina ei pidanud. Sa tuled ka. Ära pane sõnu. Ja kuule esimees just ütles, et te peate tulema. Järelikult tulete ka. Kurat, ma ei saa nii magada homme. Ma ei saa, ma lähen lennukile. Tule 12-ks. Ma olen taisse. Ma mõtlesin, kuhu lennukile sa nüüd lähed, su järgmine lend pidi. Aga tee meile mingit takeoverit, et siis mitu tšakrad nagu avatakse. Kõik tšakrad. Igas jäsemes mees. Okei. Loodan, et teil oli sama tore kui meil. Natuke midagi uut, natukene võib-olla on hea kuulata, kui ei suuda magama jääda.